8 kilomeetrit, 9 kilomeetrit Byron Bay'st ja mäest alla sõita ainult vaja. Aga vaade on selline. Seal koha peal ei osanud ma mitte midagi muud teha, kui minna siis ühte randa ning seal ma natuke aega istusin, tegin tutvust mõne neiuga, need seal vasakul all kõige lähemal kaamerale. Ja vaatasin, lihtsalt jalutasin rannas ringi edasi-tagasi. Matkasin siis ka sinna väikse poolsaarekese otsa ja vaatasin seal ringi ning järgnevad nädalad kujunesidki seal ümbruses olemisest. Vot siuksed lood. Olen siin oma Byron Bay's oma meeli sööbimispaigas. See paik on küll umbes 17 kilomeetrit mu potentsiaalsest töökohast eemal, kuid ta on ka eemal mürast ja kärast ja muudest inimestest. Üks teine autobussiga onu ööbib seal kuskil tee lõpus. Väike liivane tee põõsaste vahel. Mina ööbin siin väikses augus. Aga näitan teile, mis ma oma autoga siis vahepeal teinud olen. Agnesi juures Kannedas olles hakkas mul igav ja mõtlesin, et uurin asja, et kui ta palju läheb maksma kõrgenduse ehitamine, aga uurimise asemel asusin kohe seal töökohas ehitama põhimõtteliselt. Joonised tegin valmis ja ehitasin valmis. Ja nüüd on siis mu auto selline, et niipidi on siin vähem ruumi, aga kõik kola ma saan panna siia alla. Seega on mul rohkem ruumi laiuses, kuna siis see plaat toetab ratta koobaste peale ja rohkem ruumi on ka pikkuses, kuna sain siis selle toe panna sinna pikali olevate toolide najale. Nagu siin näha on, kui ennem ma magasin siiamaani, siis nüüd on mul madras täiesti sinnamaani, et tubli 20 centimeetrit pikkuses juures. Ja muidugi natuke võtti selle omakorda see pikkusest ära, kuna siin näha ennem mu jalad said minna siiamaani, aga nüüd on siis siit 7 centimeetrit, 8 centimeetrit läinud, kuna aken on juba siinmaal vastus. Aga muidu olen lahendusega päris rahul. Kuna mida ma muus autos ikka teen, kui pikutan. Aga tänase seisuga on aeg dušš leida. Ja siis Port Augustast tuttavaks saadud Aleksiga kokku saada, ka tema viibib Byron Bay's. Saime siis Aleksiga kokku ja mängisime seal natuke. Ning siis tuli nende juurde sinna vist sõbranna, et tal autoga jutus midagi. Siin me siis ootamegi tema auto juures seesama seal taustal lahtise uksega ja teibitud aken. Tagutas oma suure käru nurga alla ja klaasi sisse ning nüüd ta ootab klaasivahetusfirmat vist, kui ma ei eksi. Ning lihtsalt chillisime seal ja ootasime. Kuni lõpuks siis mingi hetk sõin seal lõunat nende koolis. Sellised sisalikke või neid kekosid, mis iganes poolgi. Ja siis because every time that I take my drugs, because for them, õigelt kohalt ei õnnestunud, ei sobitunud kuidagi seltskonda. See hostel oli väga-väga äge ja seal oli mitmeid erinevaid hoove ja kohti seal taga. Džunglis oli suur telkimisala, köögid, väliköögid, värgid. Siin ma üritasin ühe kekoga juhtida. Siin on siis sama õhtul ja midagi hiljem. Ma käisin seal Poolsaare otsas jalutamas ja siin oli mitmes hetkes kauguses vaalade purskeid ja vaalade uimetõmbeid.
ega seal mul ei jäänudki muud üle, kui lihtsalt filmida, siis kui mul tundus, et jäi asi vaiksemaks, otsida jälle parem, kõrgem koht, jälle filmida, zoomida sisse. Seda materjali tegelikult oli päris mitu minutit ja siis ma siis lõikasin mõned 10 sekundit siit sealt välja, kus ma tundus, et natuke paremini peale, uime plakse ja alguses oli näha ka isegi üks hüpe. Ja mul loomulikult mõelnud puske. Täna sain siis teada, et supervisori tööd ehk vahetuse valema tööd ei saanud. Eks ikka pettumus ole, aga kuna see oleks olnud hommikuti ja lõunati töö ja enne päikseloojangut oleks ainult paar tundi jäänud lauatada või midagi teha, siis võib-olla ei olnudki ideaalne. Nädal aega on aega, et otsida uus töö siin kandis või siis liikuda minema. Kui tõesti tahan siin surfamist õppida järgnevat kuud, siis võib-olla panen käe nii-öelda meepotti oma kogumiskontosse ja pikendan seda otsimise aega veel nädala. Siis kõrgem aeg siin veeta. Aga eks aeg näitab. Jubeda tuule tõttu pean siin midagi ise peale rääkima, ega ma täpselt ei mäleta, mis ma siin vahepeal rääkisin ka, aga siit paistab jällegi see järele lennud laava üle 100 kilomeetri kaugusest suurest vulkaanist. Ja vist rääkisin siin, et sinna selja taha, nuki taha jääb veel üks linn ja see kõige kaugem poolsaar, seal ongi Byron Bay, seal poolsaare taga õigemini. Ja et siin mõnes linnas ikka tööd peaks leidma. Kuskil midagi ikka leiab. Mis mul siin muud teha ikka oli, kui ringi rännata siin-seal ümberringi, Byron Bay ümber ja Ballina ümber, kui ma siis enamuse ajast veetsin. Byron Bays ma ei julgenud väga ööbida, jõudsin seal kohas, mida te seal auto juures nägite, mis oli tegelikult 10 kilomeetrit või rohkem kui Byronist eemal, see Byron ja Ballina vahel. Aga kaardivõrd käidus igast huvitavaid nukakesi ja metsaradasid ja džungleid, kus siis käia vahepeal hulkumas ja siin ma siis avastangi ühte väikest, võib vist nimetada poolsaarekest, ma ei tea, mis ta ametlik nimetus on, siis mitteametlikult on kõige idapoolsem Austraalia territoorium. Selle koha nimi siin on Flat Rock ja see koht on tegelikult kõige idapoolsem tipp Austraalias, aga kuna ta siis tuulemühin kahjuks võttis siit hääle ära, aga selgitan seda, et tõusuga on see kõige tegelikult idapoolsem tipp. Aga vee all seega näitan näpuga Cape Byroni peale, mis siis ametlikult on kõige idapoolsemaks öeldud, sellepärast jah, kui vesi tõuseb tõusuga kuu liikumise tõttu, siis see tegelikult kõige idapoolsem on vee all. Siin mitus kohastab liiv väga imelik vahelt, kui jalaga mööda liiva libistada. Veider. Olen läbi nii-öelda vihmametsa siis teel sellisesse kohta nagu Kings Beach ehk siis Kuningarand. Siin on kõik asjad muidugi kuninga ja kuninganna omad Austraalias. Selle tagant on näha vägevat vihmametsa. Lootsin, et see on vähe eraldatum koht, aga tundub, et väga popp, et nagu pildilt näha, siis pidin parkima persega mäest alla oma Subaru, et ära mahtuda väiksesse auku. Aga noh, Subaru puhul see on hea, et nad parkib nagu kuningas, kuningate randa. Aga jah, lootsin, et see on siis eraldatud, aga väga popp koht ja ilmselt rand on inimesi täis, aga see jalutuskäik sinna juba tundub päris mõnus olevat junglis. Siit paistab siis rand, mis ongi kuningarand, väikene rannatükikene kaljade vahel. Ei tundu midagi väga nii erilist, aga midagi ikka, midagi uut, uude päeva. Siin meeldis mulle väga see džungel ja sellised väiksed palmid ja
vibe, et ma oleksin nagu Robinson Crusoe kuskile saare servakesele ilmunud, see väikene rannakene siin külgutute alade vahel ja natukene nagu peidus ja kõik see meenutas mulle väga sellist omaaegset Robinsoni raamatu lugemist ja loomulikult Losti seriaali ja kõike muud sellist. Et vibe oli üldiselt mõnus, kahjuks aga jah, ma sinna väga kauaks ei jäänud, aga sellest hiljem. Tundub, et tegu on siiski kuningate rand ehk tundub, et tegu on perede rannaga. Liiga palju mehist alastust, nii nagu võib-olla taustalt näha on. Mehed on alasti. Ja kuidas nad siin kõnnivad ja vaatavad ja sind jälgivad ja mõnigi tere ütleb, siis tekitakse selline tunne, et tõepoolest selline see rand on. Aga noh, ilus koht selline poolest. Nii need nädalad seal möödusid. Iga päev natukene rändasin ringi, mitte liiga kaugele. Suur osa ajast, kui ilm ära kiskus, veetsin Bellina nimelises või Ballina nimelises linnakeses McDonaldsis aega ja lindistasin oma videosid või õigemini töötlesin neid ja lindistasin häält peale. Sellepärast paljude minevaste videote peal ongi mingisugune taustamüra valjusti. Siin korraks minu hommikusi traditsioone. See, kui ma jäksin Ballina mingisugusest tööstusalas ja viitsin tagasi oma tüüpilisse magamiskohta minna, sellika hinnakonflikti ja mingisugust valguse taga, kus see mururiba enne kui täitsa lõpselt käsi kätte. Hommikul sinna helmus siis just rekkamees ja lihtsalt enne kella alan mingi 9 ära, et see tookavad see tuua igasugused kohalikud. Siin Ballinas on imeelus vihmane ilm. Võib-olla järgmist 2 päeva. Lähen vaatan sellist asja nagu mingi ajalooline mõis. Mida muud ilma kõike teha või jalgada. Seal teemal siis paistabki see ajalooline mõis. Täitsa on niisugune koloniaalajastu või mis iganes selline disaini moodi, aga muidu on täiesti tavaline telliskivi maja ju. Punasest tellisest. Korter elab. Väga huvitavad parkimiskohad. Justkui muru all. Tee ääres. Asaliks heitud. Kindlasti siiani. Ei tea. Ma ei tea, kas tega seda näha on, aga need loomad ei ole mitte linnud, vaid need on suured, väga suured nahkhiired. Käisin seal veel ühel kontserdil. Korra vist käisin kuskil moodi kohas või baari moodi kohas. Ja ega kaua ei läinudki, kui tuli sealt Vairam teist edasi lükata. Soldier on, headstrong to the stones. I'll be here waiting on you. The sun, don't look back.